ma vaatan, ma olen telekas. Põhimõtteliselt. Nojah, järjekordne nädal, järjekordne video. Nagu lubatud sai, siis alustame järjest inimestega, kes siis toovad teieni enda kogemuse, enda silmade läbi Austraaliast. Ja kõige lihtsam on alustada Martinist. Tere! Ma ei tea, kas pikemat tutvustamist on vaja. Uusi inimesi tuleb iga päev juurde, ega ma olen nii populaarne, mind ei pea tutvustama. Martin on populaarne poiss. Ühesõnaga koos olime Austraalias mõnda aega, alustasime ka koos. Siis läksid teed korraks laiali ja nüüd oleme siin Esperance'is jälle koos. Noh, kui koos, kolme tunni kaugusel. Austraalia mõistes lähedal. No selles mõttes keskpunkt on Esperance. Ja. Iga nädal meet up Esperance'i Woolworthis lihaletis. Põhimõtteliselt nii see asi hetkel käib. Ja nagu siin teised ütlesid, et alustad kaugelt farmist ja iga aastaga kolid üles lähemale linnane ja lõpuks oledki siin heas kohas. Aga äkki alustuseks sellest, kust tuli üldse idee tulla Austraaliasse, mis sa tegid selle nimel, et siia jõuda, kas see oli lihtne, kas see oli raske, kui kaua mõtet edasi lükkasid? Mõte siia tulla Austraaliasse, ma arvan, nagu ma esimeses videos ütlesin, et oli tegelikult juba väga-väga ammu. Kui ma vähemalt 18 või 20 olin. Aga see oli, siia tulemine ei olnud nagu raske otseselt, aga pigem oli nagu see teema, et kuidagi lükkasid edasi kogu aeg seda, et teadsid, et nagu ilgelt tahaks tulla ja olla ja mellata, aga päeva lõpuks ikkagi, vaatan, mingi asi toob vahele, järgmine kuu. Ja nii läks iga aasta nagu mingit, kui nüüd midagi perse läheb kuskil, siis pakin asjad kokku, tšau pakka. See on kuidagi nii nagu igal teisel inimesel, sa mõtled selle mõtte peale nii kaua, et räägid äge, et tahaks täiega minna. Kokkuvõttes nagu läheb aasta mööda, ja järgmine suvi lähen, siis läheb jälle aasta mööda. Ja see on ka lõpuks seda sükest lükket vaja. Jah, poole aasta kaupa, peale jaanipäevas, peale uut aastat, jaanuarist, siis on jälle, kohe on jaanipäev, lähme peale jaanipäeva. Salgutad edasi tagasi. Siis lõpuks oligi, et asjad võib-olla ei läinud nii ülesmäge, nagu oleks tahtnud ja siis Annus oli ka juba sealmaal, et kas nüüd või mitte kunagi. Siis tuli ennast kokku võtta ja siia tulla. Siiamaani kahetsenud ja Veel. Aga põhimõtteliselt nii on, et kui sa juba selle suurelik ära teed, kohal ära tulla, siis ta on nagu paljud ütlevad, et suht raske on siin nagu ära uppuda. Et pigem, kui sa natukenegi oskad majandada ja elada, siis sa jääd pinnale. Et see on su enda asi nüüd, et kuidas sa ujud, et kas sa ujud aeglaselt või sa ujud kiiresti ja sõuad kaugele. Võib-olla ei oska üldse ujuda. Või nagu mina, jah. Ma ei oska ujuda, aga näe, suur vaju on ikka. Pärtil olid kätised. Aga jah, põhimõtteliselt mõte olemas, mõte tehtud, jõudsid kohale. Kuidas oli esimene emotsioon võib-olla Austraalias, esimesed nädalad? Lõin jalaga lennujaama ukse lahti ja kirjutasin oma kuradi selle räti peast Uberi juhile, et ma olen nüüd kohal, tule mulle järgi. Next moment oli mingi minibuss, mingi Abu Dhabi vendeli roolis. Ja siis nii ta läks, eks algul ikka on hirmus ja inimesi su ümber järsku ei ole, et kõik see sõpruskond, kellega sa oled harjunud igapäevaselt läbi käima, jääb kõik maha sinna, kus sa tuled. Siis sa pead survivima selle seltskonnaga, kes sul on siin. Ja kui sul ei ole ühtegi, kedagi, kui sa tuled üksinda, siis pead üksinda hakkama saama. Midagi ületamatut selles suhtes ei ole. Seda ei tohi teha. Ja see on see auto, mida sa tahtsid osta.
äkki ostan. et ja me oleme täna valet pidi, et meil on, kui te näete, et me mingi ringi vahime, siis kaamera taga on tänav, kus liigub väga palju põnevaid autosid. Nojah, see on see alati, et sa nagu mõtled, kui sul oleks hea teha järgmist videot, aga siin Esperance'is on kõige mõistlikum ja kõige parem asukoht võib-olla on siis see park, mis on täpselt ookeani ääres. Ja siin on need istumised, sellised katusalused putkad. Kahtepidi. Täna me saime lihtsalt siuksed, mis on nagu teistpidi. Ja tegelikult ma oleks saanud teistpidi ka. Noh, põhimõtteliselt ookean on ikka veel siin, aga ta lihtsalt võib-olla ei näe seda läbi nende ribide. Kujutlege ette, et siin, siit te näete. Siit te näete. Siin. Seal on ookean. Aga ma varin ära selle. Pole hullu. Ühesõnaga, jõudsid Austraaliasse, oli hirmus, oli tore, pidid leppima nendega, kes suga kaasad olid. ja. Ja kahjuks või õnneks. Esimene nädal Brisbane, teine nädal Kullakas. Vist kas esimene nädal või 2 nädalat oli Brisbane'is, elasime. Nädal olime. Nädal. Ja. Teie olite Brissis, mina olin Locanis ja siis teine nädal läksimegi, tegelikult esimese nädala lõpus, pühapäevasel päeval, ma mäletan, läksime Kullakale. Ja siis ma mõtlesin, nojah, ma tulen siis ka. Ja. Oligi põhimõtteliselt, läksime lennujaamast Tuberiga sinna backpackerite hotelli, siis olime nädal aega seal, mängisime turisti, ajasime kõik need igasugused paberimajandused korda, mis siin vaja on, et numbrid ja superfundid, superannuationid ja asjad ja siis ostsin selle ajaga juba auto endale koos Pärtliga Kullalt. Ja siis avastasime, et tegelikult Kullalt saab eestlaste käest maja ka rentida, et majas tuba. Ja siis kolisime kõik kokku sinna Kullale. Olime seal vist nädala. Samamoodi pühapäeval lõpetasime üle ja kas esmaspäeva hommikul hakkasime sõitma. Ja siis oligi, et kirjutasime igasugustele eestlastele ja otsisime hästi palju tööd ja siis leidsime võimaluse, et tegelikult oleks saanud Victoriasse Almond Farmi minna kuivati peale tööle. Niimoodi, et mina oleks mingi mehaaniku rolli saanud. Ja siis teised oleks saanud kuivati peale. Aga meil oli Pilligas üks eestlane, kes kutsus enda juurde, et küll sinna tööle saab, aga siis seal oli siuke rollercoaster, et. Nojah, tuttav oli ees, kutsus, et olge, mina väga palju polnud ka isegi kursis, ma olin lihtsalt go with the flow. Ja kuna mul oli ka juba selleks hetkeks õnnestunud auto osta, siis me läksimegi ka autoga. 2 päeva sõitsime vist see. Teine õhtu olime vist kohal ja esimene ööbisime seal Mariisi. Jah, kuskil seal Karavanide pargis. Ja teine olime seal Pilligas juba ja selles platsi peal. Forbati platsi peal. Ja. Vihma kallas. Jah, see oli jumala vastik. Jõudsime kohale, õhtune aeg ja et see on see Forbati kuuma või siuke bassein. Toot läheks, tõmbaks õhtul kuradi varbed likku ja mõnus. Nii külm oli väljas, ma mäletan. Eelmise öö ma magasin Mariis trailer parkis, ma külmusin autosse peaga öösel ära. Ja järgmine päev ma magasin niimoodi, et ma parkisin auto keset platsi ja jätsin ööseks auto käima ja soojendas huugas. Mul oli telgis hea, ma kütsin oma katusetelgi kehasoojusega ülesse ja tegelikult oli päris okei. Teise päev oli veits rõve, sest sadas ja siis oli siuke niiske. Kas me teine päev mitte ei läinud poole päeva pealt üldse sinna või? Narraplesse kaasa selle tuttavaga. Tol oli vaja lihtsalt süüa osta asja, siis ma mõtlesin, et me läheme sõidame tegi kaasa, et me ei viitsi päevad seal platsi peal istuda. Ja siis õhtul juba kolisime majja põhimõtteliselt. Farmi majja. Pakkumine tuligi nii, et mina nagu hädaldasin suht, et mul on autos külm magada. Ja siis pakuti, et kui sa tahad, et majas on ruumi, et tule, aga siis lõppkokkuvõttes me läksime kõik sinna. Ja järgneva mingi 6 aega elasime seal.
ma arvan, kui me oleks Boorpäti platsi peal elanud mingi paar päeva, siis me oleks aru saanud, et kas nüüd või mitte kunagi me oleks edasi liikunud, aga oligi see, et mugavustsoon tekkis. ja mugavustsoon tekkis, said nagu enam-vähem korraliku majja, sul olid nagu kõik asjad olemas. Kulud kukkusid täiesti nulli, põhimõtteliselt ainult söögikulu. Minul tol hetkel polnudki midagi kulutada, ma olin täielikus miinuses omadega ja see oligi võib-olla kõige hirmsam hetk, sest et lootused olid kõik pandud sellele farmile tol hetkel, et me saame sinna tööle. Et noh, mugavustsoon tekkiski sealt maalt, et elasid seal ühiselamus, ühes magamistoas 4. Hommiku kõht täis ja päeval tiksusid niisama tühja või siis õhtul käisid Boorpätis ja uuesti repeat põhimõtteliselt. Nojah, seal nagu asjad võib-olla ei läinud nii plaanipäraselt juba sellepärast, et see uputus tuli. Me saime jah nii lolli aja ja kas oligi kohe mingi nädal peale seda, kui me jõudsime, oli üleujutus seal ja kõigepealt olid tohutud vihmad, siis põhimõtteliselt keegi mingit tööd teha ei saanud, siis hakkas sealt Narrabrist jõest vesi tulema, siis vesi tõusis 6 meetrit üle normi põhimõtteliselt niimoodi, et uputas meil maja üle, siis meil oligi põhimõtteliselt pidu läbi, et ei käinud isegi need inimesed tööl, kes seal farmis töötasid, siis ei tahetud inimesi juurde ka palgata, sest mida sa nendest palkad, kui isegi oma inimesed ei saa tööd teha. Seda jah. No muidugi see algusaeg, kui me läksime ja olime, see on eelnevad minu esimestes videotes olemas ka, et palju, kui sealt maalt oli veel näha, et mis me tegime. Ja siis oligi, ma ei tea, tiksusime mingi aja ära ja siis te leidsite töö endale ja siis sai järjest tilkus see karikas täis, siis kui üle ääre hakkas juba ajama, siis no nii, et nüüd on aeg. Tuleb midagi välja mõelda, et siit ei tule midagi head. Siis leidsin paari päevaga töö 600 kilomeetrit eemale Queenslandi Chinchillasse. Siis läksime sinna. Olin seal 2 nädalat. Ja siis juba Billy käest põhimõtteliselt ülemus kirjutasid, kui tööle tahad tulla, et siis põhimõtteliselt saab järgmisest nädalast alustada ja siis oligi, ütlesin ülemusele, et kuule sorry, aga et ma lähen teiste eestlaste juurde tagasi. Mina olin jah, selleks hetkeks juba Billy käest ka liikunud edasi Warrenisse, see farm, kus ma siis eelnevalt olin. Ja Martin tuli tagasi Billy käesse, sealt sul tööralli lahti läks. Siis töötasingi oma 88 päeva põhimõtteliselt seal Billyga farmis ära. Alustasin. Ei mäleta, millest peale alustasin. Irrigationit tegime mingi nädal aega. Siis sai see esimene irrigationi etapp läbi. Siis saime mänedžeriga shedi all kokku. Minu tollane mänedžer ütles, et mine aita ühte teist mänedžeri. Et aita tal autosi liigutada ja siis liigutasime seal mingeid autosi ja traktoreid. Mingi pool päeva siis. See oligi, et küsisid, kas sa traktoriga oled varem sõitnud, mõtlesin, et põhimõtteliselt ei ole, et on vaja kottonit niita maha, neid põõsaid. Pole probleemi, näita ette ja teeme ära. Siis tegin pool päeva seda. Järgmine hommiku saime põllu ääres kokku, ütles, et kuule, tegi teile pool päeva tööd või 3 tundi tööd või midagi sihukest, et viitsid õpeta 2 seda argentiinlast välja. Ma ei tea, ma olen professionaal, ma tegin neile 3 tundi tööd. Kogemustega tööline. Õpetasin nemad välja, sain ise ruutpulleri peale, mis põhimõtteliselt tõmbab kottoni põllu pealt kottonit juurtega välja. Tegin seda mingi 2 päeva, mõtlesin, jess, et nüüd saab nagu stabiilselt mingit ühte tööd teha. Mingi teise päeva õhtul mänedžer juba oli, et kuule,
tegelikult oleks vaja spreederi peale kedagi. Okei, hakkan siis spreedima. Järgmine switch. Järgmine switch. Spreedisin seal ka mingi, ma ei tea, 2 päeva või 3 päeva või midagi sihukest ja siis juba oli, et kuule, et meil üks tüüp ei saa 3 päeva tööle tulla, et plantima. Teised juba plantisid nagu selle sama põllu peal, kus see kõik see teema käis. Jah, et okei, nüüd on kuradi siiderpoina. Ühe nädalaga või 4 päevaga midagi sihukest põhimõtteliselt karjääriredelil alustasid täiesti nullist. Põhimõtteliselt traktori kogemust polnudki ja nädala aja pärast olid juba sihuke, et... Jah, nädala pärast tegin farmi ühte paremat tööd, ma arvan. Jah, põhimõtteliselt. Ja siis seda tegin mingi 2 või 3 nädalat. Meil oli 4 18 meetrist air-seederit. Siidisime, mis iganes selle asja nimi oli. Ma ei tea, mida teie tegite. Kotanit ei sõidnud? Ei olnud, see oli see mingi loomasööt. Juba suutsin ära unustada. Ja siis 3500 hektarit 4 siideriga. Ja siis juba paralleelselt sellega hakkas harvest, aga ülemus ütles, et äkki saad minna appi paariks nädalaks irrigation'it tegema, et 2 nädala pärast saad harvestile. Ja siis mingi peale 3 nädalat kirjutasin ise talle, et jõu, mis värk on. Ja siis sain põhimõtteliselt 9 terveks nädalaks harvestile Cryonisse teise farmi. Ja siis juba sai Cryoni farm tehtud, siis kolisime tagasi Pilligasse ja põhimõtteliselt Pilligas teine nädal oli täiesti mingi põksumine, lihtsalt ootasid. Midagi ei teinud, lihtsalt tulid hommikul tööle oma rekaga. Ja sa olid vist terve harvest aeg reka peal? Ei, ma olin algul Chaser Winni peal, aga siis Chaseril läks raam puruks ja seal olid mingid hõõrdumised, siis mõtlesin, ma ei viitsi. Mul on lihtsam rekat sõita, kui jännata nendega seal. Ja seal oli see probleem ka, et mulle meeldib see, et ma hakkan traktoriga sõitma, siis ma kärutan ringi seal kuradi. Tim lõhub vaibini, siis aga harvestil, kuna meil oli 18 meetrist heederit ja 12 heederi peale oli 6 või 7 Chaser pinni ja me laadisime otse põllu pealt rekkadesse niimoodi, et meil oli seal üle 10 rekka ja kõik olid ühes sageduses. Siis seal te võite ette kujutada Two-way, jah, see on raadiosaatjast see jutu aru saamine, kui kõik vahele lihtsalt möllavad, kiire on ka ja siis kõik täiega röögivad siin. Ja siis olengi see mina, kes läheb hommikul tööle, vaibin seal minna, vaatan aknast välja, vaatan, kuni saaks eederi alla minna, oma laadungi peale võin võtta ja põlluserva sõita, rekasse laadida, aga siis tekkiski see hõõrdumine seal, et mingid vennad tahavad minuga rääkida hullult, aga ma vaibin minna. No sa ei tapa ära lihtsalt seda, sest nii raske on aru saada. Mõtlesin, äkki saaks rekat sõita, et siis ma karjun ise seal, kui mul midagi vaja on. Saingi. Tekkis siuke moment, kus minu Chaser pin läks remonti ja siis sai switchida. Aga noh, põhiline pudelikael oligi see, et rekas oli liiga vähe. Et kuna me ei ladustanud vilja kuhugi põlluserva, vaid me vedasime kõik kohe rekaga timmkorpi või siis kreinkorpi. Me tegime täpselt sama. Siis möll oli päris hull. Kõige hullem on minu meelest see, siis kui sul need kõretimaa rekad ei jõua piisavalt kiiresti vaata tulla ja siis jääb põllul kõik see asi seisma. Eriti siis, kui sul kõik kombainid täis veel on.
no teil oli nagu väiksem seltskond, aga teil olid ikka siuksed probleemid. Meil oli nagu, kujutad ette, teil oli vist 2 kombaini, 3 kombaini? ei olnud, meil kokku oli 4 või 5 heederit. Ühel põllul. aga jah, kõik oli, no meil polnudki rohkem. Meil oli endal ju ainult üks heeder, mille peal olin mina tööl. Ja 4 või 5 tükki olid kontraktorid ja see oli kogu lugu, meil rohkem polnud. Siis teil oli isegi päris omajagu seal. Jaa, aga nagu meil oli ka rekkade puudus oli nii räige, et teed, siis tuleb two-ways, et rekkasid ei ole. Et võtame chaserit täis ja siis lihtsalt next moment on see, et chaserid on täis. Et võtke kombainid lõpuni täis, võtad kombainid lõpuni täis, siis kõik kombainid vilguvad keset põlda, kõigil on oogerid väljas, kõik ootavad, tulge tühjendama. Hullu maja, vahepeal saime istuda mingi tund aega selle osa. Ma sain ka seal mingit vahepeal tund aega oodata oma chaseris, kui saaks rekat laadima hakata. Siis kui ma rekkajuht olin, siis hommik oli suht tavataks see, et kõik kontraktorid, kes Vilja linna vedasid, olid esimesed. Siis sa olid seal rivi lõpus, siis mingi 3 tundi lihtsalt passisid, ootasid oma rekas, kuni saaks koorma peale. Tuld. Ei, rekatee mulle meeldis poole rohkem kui chaser mini tee, kaua olla. Minul oli lihtsalt kuidagi joppas nii palju ära. No, mitte joppan, selles mõttes sorry Taavi, kui sa seda videot vaatad ja mõtled, miks sa heederit peale ei saanud, aga meil põhimõtteliselt tehti nii, et meid saadeti mõlemaid korraga põllu peale, aga siis juba harvest käis. Et mina proovin algul chaseriga tööd teha, vaata. Aga kuna ma olen traktori kogemus oli juba eelnevalt nii suur all, siis ma sõitsin Andraga koos mingi 2 runni põllu peal. Ma ütlesin, et mul tegelikult ei ole midagi õppida siit. Et ma tahaks minna nüüd heederit proovima. Ja Taavi nii kaua, kui mina olin chaseri peal, proovis heederit, vaata. Ja siis ma ütlesin Taavile, kuule, davai, nüüd on switch, vaata, ma lähen ise heederi peal minna. Ja siis ma tiksasin heederi peal mingi õhtuni välja või. Ja siis kuidagi lihtsalt niimoodi suvalt läkski, et davai, sina homme oled heederi peale öövahetuses ja Taavi läheb chaseri peale ja kogu lugu. Keegi küsinudki, kes mida teeb, vaata. Kokkuvõttes heeder oli äge. Mulle kindlasti meeldis, ma tahaks seda veel teha, aga Taavi nägi kõrvalt, kui palju mul oli probleeme tegelikult selle heederiga. Et mõnes mõttes chaseri tee oli ikkagi oluliselt lihtsam. Noh, chaseriga on see, et nipeldad hommikul ära ja kärutad keel põses ringi. Ma ei tea, kas meil mehaanik tegi seda või ei teinud. Me ise küll midagi ei kriisinud. Me pilliga kriisisime kõik ise. Meil oli see, et mina olin öövahetus, vaata, siis ma pidin kogu aeg öösel seda kombaini puhastama selle suure õhuga. See oli lemmiktegevus, mingi kell 4 öösel sellega pöllata ringi seal kott pimedes. Külm ka. Väsinud, külm. Ei, vahepeal ei olnud isegi külm, aga oli ka siuksed öid, kui oli rõvedalt külm. Möllad seal teed, siis sõidad mingi 20-25 mintsi koju kuskil. Siis tahad süüa veel, siis saad väsinud. Siis vahepeal oligi, läksime Taaviga kööki ja tegime plaemuna ja hommikul mingi 5:30 magama. Ja kõige hullem oli see, et sa magasid vahepeal päeva maha, tegid mingi kell 2 päeval luugid lahti alles ja 5 juba tööle uuesti. Aga ei, mis ikka, see on eluna. Pilliga see 1 nädal, kus ma sain harvestit teha, oli ka nagu päris rets. Me tegime 100 tundi tööd nädalaga. 5 päevaga 7. Ma arvan, et see oli mingi 6 päeva. Midagi siukest. Ja see oligi põhimõtteliselt niimoodi, et sa jõudsid põllu pealt koju. Sa sõid juba miili põllu peal ära, sa läksid koju duši alla ja magama, ärkasid üles, sõid põllule. Niimoodi lihtsalt. Ja sul ei olnudki muud aega kui magamiseks põhimõtteliselt. Jah, see oligi ainult, käisid kodus magamas põhimõtteliselt. Ega sa arvest sai läbi, siis tegid vist irrikat lõpus oli. Ja mis üldse edasi tegid? Ja kui arvest läbi sai, siis tegime, ei teinud irrigationit. Ma vedasin ühe teise eestlasega ühest punkrist teise punkrisse vilja. Niimoodi, et 2 silotorni
vahel oli mingi 50 meetrit ja siis sa lasid Augeriga ühest Neid tuleb punkrist meelde, jah. rekasse. põhimõtteliselt sealsamas platsi peal käisid rekaringi, taguardasid järgmise silotorni kõrvale Ja lasid kõik maha tagasi. ja laadisid reka uuesti tühjaks. ja niimoodi, ma ei tea, 3 või 4 päeva ja siis oligi, mul oli nagu, ma olin juba nii tann, nagu ma lihtsalt ei jaksanud. mõtlesin, et on aeg lahkuda ja midagi muud teha. Põhimõtteliselt jah. Isu said ees, lõpuks läksid minema, ütlesid, et davai, ma tõmban leegid ja lähed puhkad ja puhkus läks vist vähe pikaks. ja mu algne plaan oli see, et ma lähen Glen Hines'i. seal saab neid safiire otsida kriikist, ojast. ma lähen kaevan neid paar päeva seal, tõmban hinge, kuulan loodust, linnulaulu. Pilliga seonda. pilliga seal kõrv. ja siis, et lähen sinna, puhkan mingi paar päeva ja siis otsin uue töökoha niimoodi, et ma teeks paar nädalat veel tööd ja siis läheks Pärtliga jõulud ja aastavahetus kuhugi Aasiasse. Plaan jälle. ise teed plaane ja saatusel on muud plaanid. Sina canceldasid need plaanid miljon korda ära, noh. Ma nagu juba, et davai, lähme, hakkame piletit vaatama. Vend mingi tuleb järgmise ideega lagedale. no ja siis oligi, et mõtlesin, okei, et otsin tööd, senikaua sõidan ringi, sõitsin sinna Byron Bay'sse, Gold Coast'i, Brisbane'i. Brisbane'is oli räigelt ilus jõuluvõlumaa +30 kraadises. aga noh, väga sihuke silmaelu pakkuv, siis vaatasin, käisin muuseumites. siis mõtlesin, et sõidan sinna päris ülesse, kus see suur vallrahu on. aga sõitsin nii palju ära, et mingi tonn kilti oli veel jäänud, siis mõtlesin, et okei, kui ma sinna ülesse sõidan, siis ma pean alla tagasi ka sõitma. sest tollel hetkel oli veel see Aasia plaan veel sihuke peaaegu olemas. siis ma mõtlesingi, et nagu Veel oli. tuleks Brisbane'i nagu tagasi, et võtaks Kullale nädalaks toa. et siis, kui Pärt jälle ükskord lõpetab seal, siis laseks jalga. tuleks jaanuaris tagasi. aga siis juba mingi hetk Esperance'i Rahvas, jah. rahvas kirjutas, et mis sa seal Brisbane'is ikka teed, et tule aastavahetuseks või jõuludeks Esperance'i, et me lähme kambaga randa. Say no more, noh. Põhimõtteliselt jah. Portid oli jutuga lagedal, et ta läheb Esperance'i. Ma olin nagu, kus kuradi koht see olen. Tõmbasin Google'i lahti, vaatasin, mingi 3 tonni eemal. Ma olen nagu davai, pali jääb vist ära see aastavahetus. Ja jah, põhimõtteliselt oligi. Martin tõmbas leegid, mõtlesin, mis maas teen. Nii palju, kes mind jälginud on, juba teavad, ma käisin Sydneys Taavi ja Andrega ja see oligi minu jaoks ka suht siuke, istusin seal Sydneys diivani peal ja rääkisin Taaviga juttu ja siis sain aru, et me hakkamegi nüüd põhimõtteliselt üle nädala alt irrigation'it tegema ja muud tööd meil pole ja siis mul sai hing nii täis, mõtlesin, ei, nüüd on done, ma ei viitsi enam. Et minu võimalus, asjad kokku, lähen järgi, Martin, panen ka ispi minema. Päris nii ruttu minema ei saanud, kui ma plaanisin, aga nojah, te käisite Sydneys ja siis tulite tagasi veel. ma tahtsin minna niimoodi, et ma tulen jõulude koju ja ma tulen aastavahetuseks. Mis mul oli aastavahetus, tahtsin Adelaide'is vist olla. Ja peale seda siia tulla, aga kokkuvõttes ma olin aastavahetusel farmis, tegin tööd. Läksin magama kell 10 õhtul. Ei näinud raketti mitte midagi. Oleks siis olnud mõni rakett? Seal ilmselt ei olnudki, jah. Ja põhimõtteliselt oligi, ma ei mäleta. Peale aastavahetuseks mingi teisel äkki või 3. ma hakkasin juba siia sõitma.
3. vist jah. 3. vist jah, ja sealt maalt hakkaski. noh, sina sõitsid siia 3 päevaga, mina sõitsin siia 6 aega. Minu reis oli Pilligast põhimõtteliselt kullalt Sunshine Coastile, kus ma käisin delfiine toitmas hommikul ookeanis. loopis Tony kalane. Loopisin kala neile käe pealt, andsin kala veeses käe peal. ja siis ma tulin tagasi Kullale, siis olin Kullal nädal aega. ja siis oligi, et Esperantsi rahvas kirjutas, et mis sa jaurad seal Eestis, et tule vesti, et meil on siin maailma ilusamad rannad, sinine vesi, palju eestlasi ja ära töö pärast muretse, küll me sellega leiame. ja selleks hetkeks mul oli põhimõtteliselt juba ilma endale teadvustamata põhimõtteliselt Esperantsis töökoht olemas, aga see tüüp lihtsalt poole sõna pealt lõpetas suhtlemise ja siis mingi 2 või 3 nädalat hiljem uuesti kirjutas, et tegelikult võiks nagu 5. jaanuaril alustada ja nüüd ma olen sealsamas farmis. siin on kohati inimestega naljakas jah, nagu internetis kirjutada on ülikeeruline nendega. kui sa nagu saad selle võimaluse, et helistame, räägime, siis tee seda, sest et mul oli täpselt sama enda selle esimese töökohaga, ma rääkisin Facebookis ainult ja leppisin neid asju kokku. Mul post kadus ära mingiks nädalaks ajaks, ma olin nagu mida, ma pidin tööle tulema. ja eks see aeg oli ka siuke, et harvest käis ja kõigil on nii pinged ja muud mured, et keegi ei viitsi mingi uue vennaga värbamisega tegeleda. ja noh, eriti veel see, et siis see oli mingi detsembri esimesed nädalad, aga tal oli vaja alates 5. jaanuarist uut inimest, kes hakkaks deep rippima. noh, enne kui sa nagu Esperantsini välja jõuad, siis kuidas sa oma seda trippi üldse ise hindad, oli väärt see kõik või? Kuidas rahaliselt mõjus, tegi haiget või? no ütleme nii, et travel budget ei olnud arvestanud sellega, et ma lõppkokkuvõttes 1,5 kuud mööda Austraaliat ringi sõidan või olen. et mu enda plaan oli see, et ma puhkan nädal aega, siis ma lähen tööle. ja siis me lendame Aasiasse ja siis ma tulen tagasi ja hakkame uuesti tööle jälle. aga mulle räigelt meeldib nagu ringi kärutada ja see ei ole esimene kord, kui ma ütlen fuck it, book it, noh. ühe korra juhtus Krapi rannas niimoodi, et ahah, jah. ma just ehitasin oma esimese matkaauto ise ja siis me tahtsime sinna Leetu Palangale minna, Leedu. Leetu. aga see suvi oli nii külm, et Palangal oli ka mingi 20 kraadi ainult ja me külmetasime 3 päeva Krapis mingi 16 kraadiga. see oli kõige sitem suvi jah, ma mäletan, läksime traditsioon on iga aasta käia. kõik olid reaalselt jopedega ja nagu mingit siukest suvevaibi polnud. ja siis mul sai kõrini, ma vaatasin ilmakaarti, et kus on kõige lähem koht, kus on soe. ja see oli Horvaatia. aitab Palangast, ma lähen Horvaatiasse. et noh, käid, et tehtud nähtud, noh. tehtud nähtud. kõik mõtlesid, et ma olen hulluks läinud, aga üks elu parimaid otsuseid, mis ma arvan teinud olen. vähemalt oli huvitav. ja Austraalias juhtus umbes samamoodi, et Esperantsi rahvas kirjutas, et tule siia ja say no more, noh, nagunii tahaks Austraaliat näha ja ülimõnus. Kuu aega katusetelgis, no välja arvatud see nädal aega siis seal Kullal majas. ja siis igasugused autoremondid kuskil mägedes. mul oli see probleem Hondal, et
NOx sensoriga oli mingi probleem. Ja ta pani seda mootori tuld kogu aeg põlema, aga siis keerasid sõidu pealt korra süüti välja, keerasid süüti sisse tagasi, said jälle mingi pool päeva sõita niimoodi, et see mootori tuli põlema ei lähe. Siis ma üks hetk mõtlesin, et aitab jamast, et ma ostan selle varuosa ära. Aga sinna oli vaja 28 lehtvõtit. Niimoodi, et sa pead minema auto alla ja siis kuna see minu Honda mootor on nii suur võrreldes selle kapotialusega, siis kõik on nii hästi ära pakitud, et sa ei saa ülevalt ligi, siis sa pead minema auto alla ja siis sa paned, lükkad käe küünarnukini sinna radika ja mootori vahele. Ja siis sul on vaja veel lehtvõtit, et seda saad plokist lahti keerata. Aga mina, vana mulk, ei olnud nõus 28 lehtvõtit ostma. Super cheapist $60. Mõtlesin, okei, et mul on varuosa olemas. Ma olen farmi. Farmis ikka on suuri lehtvõtmeid. Ja siis ma sõitsin ringi, jõudsin Melpsi. Melpsis on mega suur sihuke nagu turuala. Ja seal oli üks putka, mis müüs igasuguseid lehtvõtmeid ja tööriistu asju. Siis ma sain mingi $20 selle lehtvõtme. Noh, mis see on, siis vahetan selle ära, et pole midagi. Läksin sinna kuhugi mägedesse, jõudsin nagu suht vara kohale. Okei, vahetan ära. Aga mul oli vaja lehtvõtit painutada, sest ma ei saanud seda NOx sensorit keerata. Ja siis mul ei olnud kuskil majal seda lehtvõtit painutada. Ma panin väljega odara vahele ja siis hüppasin 2 jalaga selle 28 lehtvõtme banaaniks keerata, et ma saaks seda. Honda visku nüüd peale seda, et väljad kõverad. Ja see on teine asi, mis mulle räigelt meeldib, on siuke push fix. Kui midagi nagu kuskil. Mulle ei meeldi, kui asjad katki lähevad, aga mulle meeldib see, et kui asjad lähevad katki ja siis mul on nagu see MacGyveri vibe, et väljakutse survival. Pakub veits pinget siuke. Et huvitav, jah. Nagu teise aasta campervan'i seiklus, kus bussi ostes vana bussi omanik ütles, et kett on vahetatud, aga Hispaanias selgus, et kett oli vahetatud küll, aga tallad olid vanad ja pingut oli kruustangide vahel uuesti kokku väänatud. Aga bussile Hispaania reisi meeldib niimoodi, et bussimootor otsustas ühel ilusal suveõhtul lahkuda. Kas sul mitte selle bussiga juba enne äraminekut mingid murest polnud, mingid pihusti kammi ja asjad? Pihusti probleem oli esimesel bussil, kui ma ostsin. Esimesel või? See, mis Tiidu juures käis? Aga teisel bussil oli käivitusprobleemid. Ja seal oli mingi siuke probleem, et ta ei rakendanud seda eelsüüteküünlaid. Sest ketras suht pikalt käima. Siis ma jaurasin sellega, see on mingi pool tüüp viga, millest keegi aru ei saa, miks asjad ei tööta nendel kuradi bussidel. Jah, elu tulid Esperance ära ja... Tulin, nägin, tegin, vaatasin kõik tasuta vaatamisväärsused läbi, kõik need viewpointid, muuseumi, käisin igal pool Soolajärvede ääres. Kui keegi tahab Westist Easti reisida või Eastist Westi, siis ta võib, ma ei tea, sulle kuhugi Instagrami DM-i kirjutada või siis mind üles otsida kuskilt, et mul on Google Mapsil ikka väga palju pointe, mida läbida, mille ma kõik läbi sõitsin. Tõenäoliselt jah, kohad, kus tasuks peatada, kus sa näed ka päriselt midagi, et
mu esimene idee oli endal neid kohti samamoodi läbi sõita, aga siis ma hakkasin mõtlema seda, et tegelikult ja näed, mis ma mõtlesin, mul lihtsalt ei jäetud valikut. Muus farm tahtis mind nii ruttu tööle saada juba siia, et ma pidin liigutama ennast. Et esialgne plaan mul oli ka, et ma tripin mingi nädala 2, elan autos värki ja vaatan neid Martini punkte läbi, aga läks teistpidi ja tulin 3 päevaga Esperance ära, et jah, siin ilmselt üks asi, mille pärast ma tahtsin ka Austraaliasse tulla, oli see, et ma tahtsin Austraaliat avastada. Ja kui mul tekkis see võimalus, et ma sõidan siia Esperance'i, siis ma teadsin, et ma kindlasti ei sõida seda otse läbi, vaid ma võtan selle aja ja lähen vaatan kõik need vaatamisväärsused, koopad, kõik asjad üle, mida ma näha tahaks. Ja praegu ma olen nagu ülirahul sellega, et ma tean, et mul on kõik see lõunarannik põhimõtteliselt läbi sõidetud ja nähtud tehtud. Ja sealt Brisbane'i see nurk ka. Et ma kindlasti tahan veel kõik selle Vesti coastline'i läbi sõita, siis sinna Uluru ära käia ja kindlasti see Darwin ja Suur Vallrahu ka ühel päeval. järgmine aasta siis, kui kõik töö on tehtud, papid kokku aetud ja kindlasti jah. Ja siis tegelikult selle peaks tegema töö vaheajal mingi puhkus, et sa käid mingi aja ära. Tegelikult see on nagu suht karm. Teenid räige pappi, siis lähed teise tripi, siis kaob papp ära. Või siis tekib see hetk, et kas tahaks suveks koju minna või mitte. Mis on jälle see, et teenime, et Eestisse minna. Jah. Plaan on. Nagu Pärtel enne ütles Paeparklas, et higistad, et siia jõuda ja siis higistad siin, et suveks Eestisse minna. Jah, põhimõtteliselt selle peale ütles meil üks sõber, et mis te ütles, surm ja maksud. Surm ja maksud, need on kindlad. Siis ma ütlesin, et puhata saab hauas. Et hauas on aega puhata küll, et seni kõua tuleb higistada siin. Põhimõtteliselt jah. Must huumor. Ei noh, eks ikka Austraalias nagu tuled selle eesmärgiga, et see on võimalik palju ringi käia ja näha elu ja aga paratamatult tekib mingi hetk, kus sa oled kuu aega jutti mingi lihtsalt tuimalt nühkinud kuskil farmis töötaja. Sa nagu mõtled korra küll selle üle järele, et tulingi siia nagu selle jaoks. Et nagu ma ei näe mitte midagi, ma ei tea, mis teised teevad ja nagu lihtsalt nühid ja nühid. Saad selle papi kätte. Aga ma ise arvan ka, et nüüd tuleb ikkagi hakata sedapidi liikuma, et kui juba midagi on tükest, mis ei sobi, tunned, et ei meeldi, siis liigu edasi. Ja. Et me tahaks ka tegelikult nüüd kilomeetri kaupa lähemale hinnale kolida. Ei, ma arvan, siin valikuid on kindlasti. Praegu hakkab mingi märtsi keskel, aprillis hakkab seeding ja tegelikult praegu on juba päris palju igasuguseid töökuulutusi. Ma arvan, et tegelikult seedingu võib-olla teeks ära. See on nagu kindel koht praegu, kus võib-olla peale seedingut. Aga samas see on nii loll on sealt ära siis tulla, sest peale seedingut ongi täpselt see, et kus tegelikult peaks hakkama koju minema Eestisse. Tead, siis jääb see farm selleks aastaks ja järgmine aasta UO-ga ja vaatame kohu siis siia, üle tee siia klaaspaneelidega majja. Et kindlasti ma järgmine aasta tahan kuskil veel edasi reisida. Kusjuures mul Snapchat just üks päev ütles, et ma olen 19 riigis käinud. Aga ma ei ole kindel, kas ta räägib tõtt või ta ei tea, kus ma käinud olen. Aga võib-olla on ka ainult 19. Snapchat lihtsalt arvab, et Austraalia iga osalik on eraldi riik. Mina ei tea, kui tegelikult niimoodi kokku hakata lugema, siis Euroopa on põhimõtteliselt risti-lasti läbi sõidetud 2 suvega. Ja muud riigid ka, kus siin käidud, nähtud on. Rumeeniad ja kohad, et täitsa võib olemas olla. Ise pole kusjuures lugenud. Huvi pärast võiks isegi ära lugeda. Eks mitte. Ja autoga reisimine. Parim otsus ma elus. Autoga reisimine. Bussiga reisimine. Ülikõva. Ja kusjuures ainuke asi, millest
võib-olla puudust tundsin, on auto, kus saaks magada autos sees, sest näiteks Kullal ma võtsin paar korda hotelli, siis ma tahtsin olla ookeani ääres, aga mul on valik, kas ma olen põhimõtteliselt sama raha eest hotellis või motellis või ma olen karavanpargis oma katusetelgis. siis ma mõtlesin, et ma võtan vahepeal motelli, pesen oma pesu. See on jah hea vaheldus, saad lihtsalt korralikus inimlikus voodis magada ja duši all käia ja lihtsalt olla. Inimlikus voodis, katusetelgis on väga inimlik magada. Mul ei ole katusetelki, ma ei tea. Ma räägin, sa pead selle ära proovima, siis sa hakkad armastama. Lisakulud, mitte see aasta. Üks päev tuleb sinna katusetelki jõuda, eelmine kord rikkusid ära. Mul oli katusetelki see tuba planeeritud. Siis tuli Alari, ütles, et saab tema juurde sööbida ja siis tuli omakorda Janno ja ütles, et tagalas on ka voodi ja sinna ma jäingi. Telk ei jõudnud. Et ja sinna, kus ma jõuda tahtsin oma jutuga on see, et kui sul on auto, kus sa saad autos magada, siis tegelikult sa saad öö ära magada näiteks Kullal ookeani ääres täiesti parklas. Niimoodi, et sul ei ole midagi lahti. Otseselt nagu ei ole lubatud. Põhimõtteliselt parklas ööbimine pole lubatud, jah, aga vaata, sellega on see, kui sa autos sees magad, siis ei ole nagu nii silmapaistv, et keegi ei tule selle otseselt klaasi peale kopsima, et jõuad koli äresid. Aga kui sul on katusetelk lahti, siis tegelikult politsei võib tulla, et kuule, et see on illegaalne tegevus, ei tohi. Siis on lase kohe jalga. See on jah üks asi, miks on autos nagu magamine parem ja kui sul on silm nähtavalt suur valge buss, millel on külje peal, ma ei tea, eluga kämperis, siis nad tulevad kaupatavad võib-olla, et kuule, kas siin keegi magab, aga muidu väga vist mitte. Ja isegi Euroopas on nagu hästi palju kohti, kus tegelikult ei tohi nagu olla avalikus kohas niimoodi, aga siiamaani ma olen oma bussiga Poolas maganud kuskil kortermaja ees. Ma olen kellegi külaline, kuskil tankla kõrval oli mingi service shop, selle parklas Horvaatias ma magasin kaubanduskeskuse parklas ja rannas parklas, kus tegelikult ei tohtinud parkida ja Google review ütles, et kui sa seal oled, et siis sa võid mingi 200 eurot trahvi saada. Õhtul parkisin üksi sinna, hommikul tegin luugid lahti, oli veel 4 kämpervenni kõrval. Ja reeglid on, aga vahepeal peab joppama ka. Põhimõtteliselt. Et siin Austraalias samamoodi tegelikult ma otsisin nagu mingid siuksed kohti, et näiteks hästi paljud kohad, näiteks pubid on siuksed, kus sa saad nende parklas magada. Ja nad ei küsi sult raha, aga nad lihtsalt tahaksid, et sa ostad neilt mingi miili või midagi. Aga otseselt põhimõtteliselt minult ei küsitud kordagi, et kas ma olen söönud või midagi. Aga lihtsalt see on nagu nende ala ja ruum, et ikka lähed aitad. Sümboolne toetus. Jah, sümboolne toetus. Sööma pead nagunii, olgugi, et ma üritasin kõik miilid ise kuukida. Lõunaaeg kuskil reststopis tõmbasin oma gaasipliidi lahti ja tegin riisi ja vorstikesi ja igas asja ja kõik mägedes tegin muna ja muffinid ja siis on mingid siuksed kohad, kus saad rahvuspargis mingi $7 umbes öö veeta. On ka nagu siuksed mingid lõkkekohad ja asjad. Siis on päris need teeäärsed reststopid, kus saad tasuta olla, aga need on siuksed suht veidrad. Ja siis on karavanpargid, aga karavanparkidega on see teema, et need on mingi $50 öö. Mis ei ole nagu kõige hullem, aga kui sa
magad tasuta autos, siis ma eelistasin kohta ka, kus ma ei pea maksma mingi 50 toltsi. lõpuks jah, põhimõtteliselt siis on juba see, et 20 dollarit juurde on tuba, vaata. jah, aga jah, ma ei teagi. oskad sa kokkuvõttes võib-olla inimestele öelda, soovitada, mida teha, mida mitte teha, kes siin tahab Austraaliasse tulla või tahab siit või noh, võis ära minna, aga pigem kes ikka tahab tulla, et ei noh, Eestisse minek on ka väga okei selles suhtes. Ei et noh, sa ei seda- pea tulema siia ja jääma. aga tavaliselt juhtub niimoodi, et sa tuled ja jääd. ma ei tea, mis mul ikka öelda on omast kogemusest. koguge raha, valmistuge ette, võib-olla ei lähe kõik nii plaanipäraselt minu omast kogemusest. et mida suurema summaga te siia tulete, seda lihtsam ja murevabam teil endal on. aga selle suure summa rahaga, noh suure summaga, on ka see teema, et võib väga mugavaks muutuda. ja lihtsalt põletad seda oma raha. ja noh, põhiline, ma arvan, mida öelda, oleks see, et kui te soovite seda, et te tahate siia tulla, siis lihtsalt hakake julmalt tegutsema, ärge oodake seda, et ma homme teen ja siis homsest saab ülehomme ja nii ta läheb ja siis tulevad juba nädalad, kuud ja aastad. Jah. saad kättevõtmise asi. nüüd praegu võtan arvuti lahti, nüüd praegu teen viisa ära, viisa olemas, nii, ma ei tea, kui kohe täna pole lennupileti raha, siis nii kui see raha tekib, ostad pileti, siis on juba lukus asi. siis põhimõtteliselt ongi veel, ajad nii palju pappi kokku, kui saad enne äratulekut ja. no minu puhul põhimõtteliselt oligi see, et ma lükkasin seda nii palju edasi, siis üks hetk lihtsalt ma tegin viisa ära. siis ma teadsin, et see viisa kättesaamise hetkest on sul aasta aega Austraaliasse tulla. siis ma teadsin, et kui ma selle hapuks lasen, siis ma võin ära unustada oma Austraalia. et siis oli nagu see, et selle 12 kuuga ma pean kindlasti siia tulema. veel midagi? ei tea, oskad sa ise enda jutu jätkuks midagi lisada või? ei teagi kohe. ma ei teagi tõesti. 6 kuuga on see Austraalia elu nii igapäevaseks ja tavaliseks muutunud, et alg oli räige haip. minu arust tulid siia, see vibe, see inimesed, tänav, rahvas, kõik oli nii teine. inimesed on rõõmsad, kõik mingid poes vabandavad, mingi sorry. Lähed Eestis mingi Maximasse. pensionär jookseb läbi sust. jah, põhimõtteliselt seisad kuskil letil ees, siis saad sõimatad kasi eest. täna mingi vanatädi seisis kuskil elektroonikapoes kõlarite ees, siis mingi vaata mu jalge vahelt läbi, näed neid hindasid. kõik teevad mingit joke'i ja on rõõmsad. Pole siuksed masendunud. jah, iga päev, hey mate, how you doing? ma olen tähele pannud, et iga kord, kui ma oma manager'ile ütlen good, siis ta ütleb, siis ma küsin, kuidas talle, siis ta ütleb ka good ja siis iga kord, kui ma ütlen not too bad, siis ta ütleb ka not too bad. lihtsalt imiteerivad seda. ütle talle, et awful, vaata, et nii halb on. peaks ütlema küll, et vend ütleb täpselt sama, vaata. täiesti pekkis on nagu, üldse ei krõvi, vaata. So F up, jah. aga nagu, oo jaa, on. ei. Austraalia on äge.
räme tuul on, nii et kui te... See ikka tõusis siin hetkega üles mu telefon, vaata ta leegits, et maha istusime, siis tundsin nii palav on. Praegu panin tossud jalga, tõmban nagu kurdi jahe on reis. Mul on see ka, et kui ma sõidan farmi, siis ma sõidan põhimõtteliselt mööda ookeani ääri. Eks kõik tuul, mis on ookeani peal, on mul ka ja siis mingi Honda täiega rapub sealt. Mul on kogu aeg siuke tunne, et Hondal on midagi katki. Kohe kukub midagi küljest ära. Lendad ringidel. Eks see katusetelk on ka hea, aga halb samal ajal, et ta kaalub 70 kilo sul seal katusel ja siis ta teeb selle massi tsentri nii kõrgeks, et see kõigub päris palju. Et täislastis oli päris hea sõita, aga nüüd tühjalt poes käia niimoodi, et katusetelk on katusel, siis on siuke, sa ei saa öelda, et on ebamugav on või üldse sõidetav, aga lihtsalt sa tunned seda vahet, et sul on põhiline raskus on nagu katusel. No mul on isegi katusepoksiga tulnud, kuigi ta on tühi, ta ei kaalu midagi, siis tuuletakistus juba ja kohe näeb tundena. Juhitavus on nii teine. No ma ilma katusetelgita polegi vist sõitnud. Ma sõitsin mingi 3 kilomeetrit Prügimäelt poodi õue järgi. Poodi õue järgi ainult ilma katusetelgita. Ülejäänud aja mul kogu aeg midagi katusel on. See oli ka siuke põnev seiklus, et tahtsin oma vanast soft-top telgist lahti saada. Ja siis pakkusin seda eestlaste grupis. Mul oli mingi üks inimene, kes seda tahtis, aga siis ta oli ka mingi, et ma olen mingi nii kaugel ja ma ei tea, kas ma tahan ja kunas ma saan tulla ja värki. Siis läksin poodi. Tahtsin seda akut vist tahtsin osta. Ja siis see mingi müügimees tuli mingi, et näed, et vaatad siin seda katusetelki värki ja siis hakkasime rääkima. Ma ütlesin, et ma ei tea, et mul nagu pole panna seda kuhugi, et mul on see soft-top ees, vaata, et mis saab, et pane sinna mingi, Austraaliastel on mingi portaal, et nagu saad nagu all töövõttu või midagi sükest, et pane sinna, et maksad kellelgi mingi 50 toltsi, et viib minema, vaata, et viib prügimäele. Küsin, et siin ei ole prügimäge või? On küll mingi 3 kilomeetri kaugusel. Sõitsin prügimäele. Küsisin, et katusetelki saab ära anda või? Saab ikka ära anda. Lükkasin selle kuradi sinna prügimäele, sõitsin poodi tagasi, ostsin selle hardtopi. See softtopiga minu isiklik kogemus on selles, et kui sa reisid üksinda, siis seda softtopi on väga tüütu kokku panna ja lahti teha. Okei, lahti on nagu väga lebo teha, aga seda kokku voltida üksinda on suht tüütu. Ja siis ma ostsin hardtopi just sellepärast, et nagu lased lukust lahti, lükkad ülesse, kodu olemas. Hommikul võtad oma asjad jälle välja, tekid padjad jätad sisse, tõmbad luugi kinni, lukku, tuld. Kui softtopiga hakkad seda voltima, siis sa pead ta nagu pooleks voltima ja siis seal on see mingi küljed sisse pakkima. Küljed sisse pakkima, siis seal on see nahk, mille sa pead külgedega tegelikult on see olemas, et sinna sisse käivad kummid. Siis sa pead iga õhtu võtad need kummid ära, et sa saaks elada. Siis iga hommiku tõmbad need kummid sinna tagasi, et ta nagu ise kokku voldiks. See on sama tüütu, kui lihtsalt sa koldid kokku ja siis tõstad veits seda poolt üles ja surud käega kõik ülejäänud telgi sinna vahele. Ja siis sul on see nahast kattes, sa pead selle panema ja siis sul on see mingi lukk, sa pead ümber auto selle lukuga jooksma. Tegemist on. Okei, pushime, 150 laiki. 150 laiki. Siis lubab Martin järgmise inimese eetris. Siis ma organiseerin head küsimused ja ägeda inimesi siia. Jah. Ootame. Järgmises episoodis pettuma ei peaks. Pettuma ei peaks. No ma arvan, et siin ei ole milleski pettuda.
vist . muidugi , me oleme nii professionaalsed . ai , loomulikult , ma lihtsalt mõtlen , et siin inimesi , keda võib-olla igav kuulata oleks üksteisest pole . kõigil on omad ägedad story'd . pigem on , see on nii palju puht , see isegi kaameraväliselt , niisama oled rääkinud . siis kuulad mingi tüübi juttu , mida ta siin teinud on . no näiteks oletamegi need , kes siin kaua on olnud . siis mõtled nagu voo , mis asja , vaata , et davai . eks on ka siukseid lugusid , mida kaameras rääkida ei saa . ei , kõike ei saa rääkida jah . see paraku nii on . aga jah , peab Patreoni tegema , siis saab vaata , maksate , siis kuulete . kui Pärtil 500 subscriber'it täis saab , siis Pärtel teeb Patreoni . teen või ? hakkad euro kuus küsima . nii ja mina ma postitan sinna , vot seda me ei tea veel . iga päev teen endast pilti , panen teile ja teed OnlyFansi , hakkad varba pilti saama . hakkan iga päev pool tundi inimestele laivi tegema . räägin privaatne TikTok live . privaatne laiv jah . ei , sinna 500-ni on õnneks nii palju veel minna , et see niipea ei tule . ei ole siin midagi hullu . on küll , mul on mingi 300 midagi natukene . 350 , noh , näen , 150 tükki veel . 150 inimest peavad olema huvitatud sellest asjast . olge huvitatud . iga teine vaataja on suht sihuke ja vaatab ära , paneb kinni ja ärge olge nagu mina . me isegi ei ole Facebookis sõbrad . ei ole jah , siiamaani ei ole kusjuures . jumala väike trapp või ? ja ma ei tea , kust see tuli . no nagu , ma ei ole . mingi lapsest saadik mingi kõvasti sildanud igast asjus . ja mul tekib küsimusi vahepeal , kui ma mõtlen selle peale , kas me oleme üldse kunagi Facebookis sõbrad olnud . ma ei tea , sellepärast et ja ma hakkasin okei , nagu tagataustaks see , et Pärtel kolis minu naabriks peale esimese klassi lõppu suvevaheajal . jah , enne teise klassi algust . ehk siis me oleme sitaks aastaid ju . mingi 17-18 aastat väga nagu tihedalt suhelnud , kõike koos teinud ja värki . vahepeal rohkem , vahepeal vähem . just Facebook sõbrad ei ole . aga Facebooki sõbrad ei ole . see oli jumala haige ka , mingi , ma ei mäleta , mis , scrollisin õhtul Facebookis , jõin õlut ja siis sõbra soovitus tuli Martin Koovit , ma olin nagu mida fuck'i vaata . teen lahti , vaata ongi , vend polegi mu sõber . saatsin tüübile screen'i kuule , mis asja , normaalne vana . kas ta saatis sõbra kutse ? Veel ei ma pole võtnud vastu võtnud . see oli just eile , kusjuures õhtul vaatasin neid tulevad sünnipäevad , vaata . mõtled nagu sul on 12 sünnipäev , miks ta ei näita , siis mul tuli meelde , sa oled mu sõbergi . sõpras sai läbi . sai läbi , ei ju siis sa oled ikka olnud sõbralistis kunagi , sest et ma olen ju Facebookis õnne soovinud . muidu meeles pole . muidu ei mäleta . ei tea jah . mul pole õrna aimugi hea , miks me ei ole sõbrad või kuidas nii saanud . jaa , suur beef järelikult . rääkimata lugu . rääkimata lugu . 3. episood . ise ka ei tea , aga noh , see on huuk . selle huuki teedki selleks , et paned video algusesse , et see vend pole mul isegi Facebooki sõber , vaata . ei jah , äge , sul ikka otsad kokku , näeme juba järgmine kord , pane Oli like tore. , pane , mis asi , valesti alustasin . pane like , pane like , bell notification . like , subscribe ja bell notification ja ära järgmist videot maha maga , on see lause . aga jah , väga palju ei tohi kopeerida , muidu põrgus põleme me niikuinii . jah , täpselt . nojah , hea küll . tšau . tšau .